see ei ole isegi plaan. Kaisa, sa tead, sa veellud suure peoga. Mida sa arvad sellisest käitumisest? Kas sõbrannadega reisile minna on okei, kui sa ise oled suhtes? I'm sorry, kui keegi ütleks mulle niimoodi, siis ma oleks nagu uks on seal. Nägemist. Vaata, siin ei ole üldse küsimus mingis lillade toomises enam. See küsimus ei ole ammu seal. Sama arv on ikka läbi käinud. Lihtsalt erinev nii-öelda instrument. No minul üldse kogu selle värgiga, et mehed kommenteerivad naiste välimust. No ma lihtsalt ei saa aru nagu... Meestel on seda üleliia palju ja naistel on seda liiga vähe. Minu jaoks lõppes asi sellega, et mina oma emaga enam ei suhtle, sest minu jaoks ei ole see aktsepteeritav. No tere tulemast Kirstordil lainele. Meil on täna siin Maarit. Tere taas. Ja meil on käes selle hooaja viimane episood. Et selle puhul ma mõtlesingi, et kuna Maarit teile väga meeldis, et ma kutsun ta siia tagasi, teeme sellise lõbusa viimase episoodi. Et augusti lõpus olen ma siis tagasi, võtan väikse suvepuhkuse ja teie ka, ma loodan, et puhkate, naudite ja parem oleks, et te olete augusti lõpus tagasi ja et te ei unusta mind ära vahepeal. Faktid. Ja kui sul on jäänud mõni episood vahele, siis saad just neid episoode suvel kuulata. Kas sina oled kõik episoodid ära kuulanud? Ja sa võid isegi vaadata mu YouTube'i seda historiat, et mul on kõik vaata punaselt sealt all. Ehk siis ma olen... Iga nädalaselt kuulad ilusti. Ja. Isegi nendel hevidel aegadel, mis mul olid viimast paar nädalat, ma jõudsin ikka kuulata. Wow. Maaritil on olnud crazy'd nädalad siin. Väga töörohke. Ja mul on praegu käsil 3. päev vacationit. Kui mõnus. Nii et jaa. Kuidas tunne on siis puhkuse osas? No ütleme nii, et ma arvasin, et see puhkus tuleb mul natuke niimoodi nagu leebemalt, aga nüüd 2 viimast nädalat ma olin täielikult autopiloodi peal. Niimoodi, et kas sa kujutad ette? Ärkad kell 9 hommikul ülesse. Jõuad kell 12 koju. 12 öösel koju. Kell 1 on dinner. Ja see oli minu reaalsus viimased 2 nädalat. Ei, ma ei kujuta ette, et ma kell 1 öösel söön dinnerit. Ja see oli nagu nii pekkis, et mul oli mingi 1 miljon projekti korraga ja oleks see, et nagu, kes nüüd, ma ei tea, on tantsija, siis üks asi on see, et sa lihtsalt tantsid. Et sa oled see, kes nagu, kellele õpetatakse, siis sa nagu lähed tantsid. Teine asi on olla lavastaja ja koreograaf, kes kõike seda teeb, nagu, kes vastutab kõigest. Ja ma tundsin, et seda oli kõike nagu nii palju, et mul oligi korraga, mul oli Agli Coyote pidu, mida mina tegin selle lavashow ja kõik see. Siis mul oli, meil oli kultuurikatas nüüd ka nagu mingi Beast boksi üritus. See oli mingi Soome produktsiooni poolt, see oli niuke VIP-kutsetega. Ma tegin sinna avashow, nagu lavastasin 30 tantsijale 5 erinevat versiooni tantsust. Niimoodi, et ühed olid ringis, no ühesõnaga crazy, siis samal õhtul oli meil Laura Pritsiga show ühel staadionil. Selle ma lavastasin ka 12 tantsijaga. Ja siis mul oli veel see, et mul oli kevad Concept Free Flow'ga ja siis ma pidin oma 3 grupiga ette valmistuma selleks. Ehk siis nagu see oli täiesti crazy ja mul oli hetki, kus ma ikka nutsin. Nagu mul oli selline hommik, ma mäletan, et ma olin nii stressis, ma olin mingi kõik tahavad must midagi ja siis ma olin Joosep peale mingi, et Joosep, ma lähen nüüd ära ja siis ma olin nagu veel nagu ellutoas ja siis Joosep nagu jookseb, hakkab jooksma nagu koridori poolest ja nagu, et jookseb, et nagu mulle tšau öelda ja siis ta vahepeal aevastab seal tee peal, on mingi tšuk ja siis ma mingi, oh my god, see oli nii cute ja siis ta jooksis nagu minu pingi peal, tead seal koridoris mul pingi ja siis ta ootas, et ta saaks mulle nagu tšau öelda. Ja ma olin lihtsalt ma hakkasin selle peal nutmast, nagu see oli nii cute, ta nagu täpselt tundis, millal mul on vaja seda supporti. No nii. Aga nüüd 3. päev teha mitte midagi. Mitte keegi küsitakse ikka asju. Aga ma nagu ei vastuta praegu mitte millegi eest. Mul ei ole ühtegi kohustust ja ma olen lihtsalt mingi I love life. Nagu rääs, mul täna nägu peeretab näos. Vihm on õudne, eks ju, ilm on õudne. I don't care. Mingi vend pritsis mind autoga läbi nagu sõitis nagu läbi, nii et vesi lombist ja ma olin märg, aga ma olin mingi I don't care, I'm having the best time ever. No vot, kohe eluisu tuleb tagasi. Ja pluss mu näonahk is glowing. Ma ei tea, kas sa näed. Kas te näete? Ilus on. Thanks to biodrooga. Ja see on nii naljakas, et ma olin ülipingeline aeg ja just siis mul läkski näonahk paremaks. Ma ei tea, see ei ole loogiline. See on crazy, aga no vahel see näonahk nagu ei ela meiega kooskõlas elu. Nagu ma ei saa vahel ma ei saa ka loogikast aru. Nii et seal ei ole mingit loogikat, et sa sööd liiga palju suhkurt. Ei ole. Vahepeal lihtsalt. Vahepeal see lihtsalt on, elab oma elu nagu. Ja.
no vot, mina ei ole veel nagu puhkuselainele päris saanud, aga ma saan öelda, et nagu ma olen saanud natukene rahulikumalt võtta küll. Et see on juba selline võit ja nüüdseks siis ma eelmises episoodis rääkisin sellest, et mul tulevad need 2 kontsertit. Et üks, kuhu me läksime Anette ja Lauraga ja vot seda kohta ma pean ütlema niimoodi, et meil on 3 koos alati väga lõbus, nii ka seekord. Aga päris seda ei ole minu arust võimalik, et ükskõik mis ilm on, et sa lihtsalt naudid sajaga. Kui sul ikka nagu terve kontsert padukat sajab, sul võib olla ka maailma parim riietus. Me ostsime endale koos kõik toredad vihmakeibikesed ja need kindlasti aitasid. Aga see elamus oleks olnud kohe kindlasti teine, kui päike oleks paistnud. No sinna ei ole lihtsalt midagi teha, et see on teistmoodi. Aga selles on oma võlu. Et te olete in this together. Ja seda küll ma tundsin, et see oli tore. Me patseerisime ringi oma nende valgete vihmakeepidega. Teised inimesed vaatasid meid ja elasid kaasa meie vihmakeepide ühtsusele. Et see oli nagu nunnu ja tegelikult meil oli ikkagi Helsingis tore, sai shopatud, sai jutustatud ja kontsert oli ka lõppkokkuvõttes nagu täitsa tore. Aga veel parem kontsert oli Black Eyed Peasi kontsert, kus Maarit otsustas viimasel hetkel tulla. Ja see oli niimoodi, et kell oli 5 õhtul. Ma hakkasin su podcasti kuulama. Ja siis saad mingi, ma lähen Lauraga sinna Black Eyed Peasi. Ma olin mingi, kell on 5. Ma ei ole otsustanud minna. Siis ma olin mingi, suva, ma kirjutan. Ja kell 6 oli mul veel see, et ma veel ei tea. Ja mingi 6:20 oli mul pilet ja siis me läksime. Ja see oli väga tore kontsert. Tore. Ja kusjuures ma loen neid threads Instagramis ja kõik kommentaarid selle kontserti kohta olid ülipositiivsed. Et nagu meil ühtegi halba kommentaari kuulnud, et mingi, nii nõme. Et nagu tõesti kõigile nii meeldis, see on nagu nii tore, et kõik saab nautida. Mulle ka lausa mitu jälgijat kirjutas, kes olid ka koha peal, et nii tore kontsert ja et kuidagi neil on nii hea energia ja seda tõesti oli tunda ja see ka ikkagi, kui sa kõiki lugusid tead lihtsalt järjest järgmine hitt, et see oli nagu väga lahe ja ilm läks heaks just õhtul õnneks. Et siis ma olin juba mingi, kurat, kui nüüd see kontsert ka sajab, siis ma olen natuke närvi, aga õnneks ei sadanud. Minu arust oli perfektne ilm. Oli. Nagu, sutsu võiks olla, aga ma ei pannud tähele, mis ilm on. Ja siis see on nagu märk, et sa tead, et on hea ilm. Et on hea ilm ja et sa oled õiged riided ka pannud. Et tõesti ei mõelnud selle ilma peale kuidagi nagu negatiivses mõttes, et kui midagi, siis oligi mingi wow, et nii tore, et ei saja, päike paistab, golden hour. Et väga mõnus ja see kindlasti oligi minu nagu tipphetk siin. Ja räägime kiirelt tänastest toetajatest ka. Kõigepealt on meil siin toetamas Mediron, kelle poolt siis lähevad sellised hambavalgendustooted ühele Voice'i saatjale. Nimelt siis My White Secreti selline color correcting whitening mouthwash ja siis sellised valgendavad ribad. Need on siis üks kiire toimelised, et ütleme, sul on õhtul üritus ja vaatad, et hambad on kuidagi veits, kollakad, tahaks valgemaks saada, siis viskad need peale. Ja ta annab tõesti nagu sellise kohese valgendava efekti. Ühes pakis on siin siis 7 ribade komplekti ülemistele, alumistele hammastele ja see suuloputusvesi siis komplimenteerib seda toodet. Nii et suur aitäh Medironile toetamast. Ja nüüd on viimane aeg kasutada võimalust, kui sa oled tahtnud midagi Mõnnaka lehelt, monnakas.ee saab kasutada koodi Kaisa. Et sealt saad valida midagi endale sobivat, kas siis mõne mõnnaka, neil on tegelikult ka mingisugused kaardimängud saadaval ja mis minul siin täna on see jahutav tekk, millest ma olen siin viimastes episoodides ka rääkinud, et suveks hästi mõnus toode, ta on selline nailon kate, mis teeb selle jahutavaks, et just naha vastast on hästi mõnus. Ja ühele häälsõnumi saatjale läheb siis ka see jahutav tekk, aga kui sinule selline õnn ei naerata, siis saad ise tellimuse teha monnakas.ee ja kasuta kindlasti koodi Kaisa, see annab sulle -15%. Ja nagu ma mainisin, siis lisaks sellele jahutavale tekile leiab sealt veel erinevaid mõnnakaid, neil on erinevad temaatilised mõnnakad ja on ka lukuga mõnnakas, ilma lukuta mõnnakas, et vaata kindlasti seda valikut, et seal on päris lai valik ja mis neil nüüd on tagasi, on see Nublu mõnnakas, mis on väga siuke popp just meeste seas. Nii et võib-olla kui otsid kellelegi ka kingitust, siis tasub vaadata.
Ja tänaseks viimaseks toetajaks olen ma ise, et ma valisin siis My Proteiini valikust välja mõned enda lemmikud, mis ma siis saadan ühele Voice'i saatjale. Et siin on siis My Proteiini multivitamiin gammid, niisugused mõnusa maitsega kummikommid vitamiinidega ja siis kollageeni kummikommid ka. Et mulle meeldib, et neid sa ei unusta väga võtta, sellepärast et nad maitsevad lihtsalt nii hästi ja see ei ole nagu selline ebameeldiv kohustus. Ja kollageen ja multivitamiin, ma arvan, nagu kulub ära. Ja siis samuti üks pakitäis. Mitu tükki siin sees on? 12 tükki on siin neid oat bakes'e. Selline kaerabatoon, ma ütleksin. Väga mõnusa maitsega, 18 grammi proteiini on seal sees ja ta ei ole ka nagu liialt magus. Nii et kõik need 3 toodet siis lähevad minu poolt teele ühele Häälsõnumi saatjale. Ja mis ma veel igaks juhuks tahtsin siin ära mainida, kuna meil on hooaja viimane episood, et siis kui peaks olema juhtunud, et keegi võitjatest ei ole pakki kätte saanud, kuna ma alati ei pane neid pakke ise teele, vaid nad lähevad ka ettevõtete poolt teele ja mõnikord võib juhtuda, et kas mõni pakk läheb kaduma, midagi on jäänud 2 silma vahele, et siis kui on juhtunud, et sa ei ole oma pakki endiselt kätte saanud, siis kindlasti anna mulle sellest sõnumi teel märku, et kõikidele võitjatele ma olen sõnumi saatnud, nii et siis sellele samale numbrile saad saata sõnumi, kui midagi on. Ja kasutan veel seda võimalust siin, et öelda suur aitäh kõikidele ettevõtetele, kes on toetanud seda podcasti, et kuna see on minu selline südameprojekt, siis mul on siiralt ja südamest väga hea meel ja olen tänulik kõigile, kes on tahtnud minuga sellele teekonnale tulla. Nii et suur aitäh teile ja uuel hooajal uue hooga. No nii, Maarit, oled sa valmis? Ma olen väga valmis. Ma valisin siukse selektsiooni erinevaid voice'e, mis ma arvasin, et võiksid olla huvitavad sinuga just arutada. Okay. Ja väga hea, et sa oled ka viimase episoodi ära kuulanud, sest et meil esimene voice on sellega seotud. Mingi update või? Mitte update, aga lihtsalt keegi arutleb siis sellel teemal, mis oli seal käsil. No nii, Maarit, oled sa valmis? Ma olen väga valmis. Ma valisin siukse selektsiooni erinevaid voice'e, mis ma arvasin, et võiksid olla huvitavad sinuga just arutada. Okay. Ja väga hea, et sa oled ka viimase episoodi ära kuulanud, sest et meil esimene voice on sellega seotud. Mingi update või? Mitte update, aga lihtsalt keegi arutleb siis sellel teemal, mis oli seal käsil. Tere, Kaisa! Ma kuulasin just su viimast episoodi, kus oli palju seda mingit kihlumise ja abiellumise teemat. Ja seda on varasemalt ka nagu paljudest erinevatest podcastidest välja tulnud. Ja nagu ma lihtsalt olen mõelnud, et mis värk nagu naistel selle abiellumisega on. Ja ma reaalselt ei saa sellest aru. Või nagu ma saan aru, et kust see tuleb, on ju ajalooliselt ja mis nagu tähendus sellel on. Ja kui nagu naised räägivad, kes tahavad hullult abielluda ja kihluda, et miks see nende jaoks oluline, ma nagu mõistan seda. Aga ma still ei saa aru, miks see nii suur teema on. Et tegelikult abielu ei muuda mitte midagi. Okei, seaduslikult muudab, aga ma mõtlen, et lihtsalt sellest viimasest Häälsõnumist, mis ma kuulasin sinu episoodis, et ma mõtlen kuidagi, et naistel on sageli nagu see, et ma tahan abielluda, siis nii nagu peab olema, aga miks ma siis nagu, kui naine tahab, et aktsepteeritakse seda, et ma tahan abielluda, et miks siis nagu naised aktsepteeri seda, et mees ei taha abielluda või vastupidi, või vabalt ka olla. Ühesõnaga, et miks naistel on kinnisidee selle abiellumisega. Ma ise mõtlen, et nagu mul on suht suva sellest. Nagu ma võin abielluda, kui ma ei abiellu, ei jää ka midagi nagu tegemata. Mingit suurt pulmapidu näiteks ma ilmselt ei tahagi. Mulle piisaks ka sellest mingi kooselu registreerimisest, miks seda ei võiks teha. Või mingi see kihlumine. Ma lihtsalt ei saa aru, või nagu ma saan aru, millest räägivad, aga ma nagu sisimas ei saa sellest aru, et miks see nagu inimestel või naistel enamasti nii kinnisidee on. No mis sina arvad? Ma olen väga palju mõelnud selle teema peale. Nagu ma olen mõelnud selle peale niimoodi, et kui ma ise nagu avastan ennast sellest mõtlemisest, et tahaks abielluda, siis ma kohe mõtleb, et kas ma tahan abielluda või ma tahan pulmi. Et nagu see on erinevus, kas ma tahan olla abielus kellegagi või ma tahan lihtsalt seda pulmapäeva. Ja to be honest,
ma olen see Mimmu, kes pigem on mõelnud pigem selle pulmapeo peale, mitte selle peale, et nüüd ma pean temaga olema abielus, meil on mingi varani. Ma selle peale ei ole mõelnud. Ja tegelikult see on nagu, mitte halb, aga nagu ma saan aru, kust tuleb see, et, nagu, et miks siis on vaja. Aga siiski ma usun seda, et minu arust on väga ilus tähistada ilusaid asju, eriti armastust. Ehk siis minu arust see on lihtsalt ilus päev, kus sa tuled kokku oma pere ja sõpradega ja te lihtsalt tähistate. Ma olen täiega see inimene, kellel meid tähistada Ja, asju. no mulle ka, noh. Sünnipäevad, I love Jah. to celebrate. On inimesi, kellele üldse ei meeldi Jah. ja ma saan aru sellest. Jah, aga Aga no meie nagu- oleme siuksed, et meile meeldibki Jah. jah, sünnipäeva korraldada, midagi ägedat teha. Ega meile, jah, üldse meile meeldibki nagu koos toredalt aega veeta on ju Täpselt. oma lähedaste inimestega üldse. Ehk siis ma arvan jah, et see pulm on selline tore võimalus kõiki kokku kutsuda ja tähistada armastust. Et üks asi see, ma nõustun sellega. Teine asi, ma arvan, võib-olla isegi veel eriti tänapäeval, kus nii paljudel on igasugused pühendumisprobleemid ja kuidagi need suhted ei ole võib-olla niivõrd kindlad. Mitte, et nüüd abielu teeb selle kindlaks, aga see on selline žest, et näidata, et ma olen nagu tõsiselt valinud sinu. Jah, siin võibki nagu vaielda selle üle, et tänapäeval kui palju see abielu tähendab, kui neid nii palju ka lahutatakse, on ju, et siis tal kindlasti ei ole enam seda sama kaalu, aga ma arvan, tal on ikkagi rohkem kaalu kui, oleme elukaaslased. Ja. Et kuidagi Mingi kindluse. mingi kindluse ta ikkagi annab, et ma olen nüüd valinud päriselt just sinu ja meie koos läbi kõige. Kas see ka päriselt nii on, see on siis tuleb hiljem välja, on ju. Aga ma ei tea, ma olen küll mõelnud, et päris lahe ka. Üks asi ja pulmad kindlasti mulle nagu ka meeldiksid, kuigi ma olen tabanud ennast mõtlemast. Mul ei ole isegi on ju kaaslastki praegu, nii et need on lihtsalt kõik siuksed nagu mõtted. Ja Maaritil ju samamoodi on ju. Aga et kui jõhkralt kallis on see pulmade korraldamine, et siis vahepeal mul on käinud läbi isegi see mõte, et äkki võib-olla isegi nagu, kui on see õige inimene, et läheks registreeriks, võtaks küll fotograafi, teeks ilusad pildid, aga et ei hakkaks kõiki kokku kutsuma. See ei ole isegi plaan. Kaisa, sa tead, sa veellud suure peoga. Nagu ei. Aga jah, siis samas ma nagu ei kujuta ikkagi, et mina ei korralda pulmi. Mõtle, see on üks päev su elus. Võib-olla see ei abiellugi rohkem. Nagu mulle sõbrana Kritt abiellub, eks ju. Ja samamoodi on olnud mingid hetki, kus ta mingi, no ma ei tea, näiteks ta kleiti, eks ju, et võib-olla liiga kallis ja nii. Aga mul oligi see point talle, et see on üks kord elus, kui sa abiellud. Et nagu vahet ei ole. Jah, et pane see raha sinna alla, sest sa oled pärast rahul. Et see oli nii, jah. Ja ta oli pärast ka mingi, et thanks selle pep-talk eest, et tal lihtsalt on vaja, sest vaata tihtipeale, kui sa oled seal sees, siis ongi see, et ta ütles ka, et kõik on nii kallis. Ja nagu üks summa tuleb, teine summa tuleb, on ju. Mingi korra ütled, et pulmad ja siis on mingi 0 juures. Jep. Et nagu see on crazy. See on ja ma saan aru, miks nagu ollakse mingi, et peab seda hinda jälgima natuke. Samas üks kord elus. Ja. Natuke splurge ida. Jah, ma pigem olen ka selle poolt ja ma ei tea, näiteks mul sõbranna Aleksandria, kes on ka siin külaliseks käinud, tema ütlebki, et tema pulmapäev oli nagu kõige parem päev ta elus ja et ta ei kahetse mitte ühtegi asja, mille peale nad seal kulutasid ja kõik külalised jäid ka nii rahule ja meenutavad siiamaani seda päeva nagu siuksed hästi positiivsete emotsioonidega, et siis selles mõttes, kui sul on selline mälestus kogu eluks, siis ma arvan, see on väärt seda, jah. Jah, aga kindlasti on seal omajagu lihtsalt seda, et see surve, et kui sa näed inimesi enda ümber abiellumas, jälle järgmine kihlub, siis tekib ikka vast see tunne ka, et aga mina või et tahaks ju ka, et see kindlasti on seal juures, jah. Võt, ega rohkem ei oskagi midagi öelda. Hei, tahan teada sinu arvamust, kas ma reageerin üle, kui mu kaaslan sõpradega reisile läks. Nimelt, meil on kaugsuhe. Tema elas Saksamaal ja mina Eestis. Aastaid tagasi oli ta vabatahtlikuna tööl käinud, Hiinas ja seal nii-öelda sõbrad leidnud. Ja neil oli kokkuleppe see aasta sinna reisida ja uuesti kokku saada. Mõtlesin, et mis seal ikka, kui neil juba see varem kokku lepitud, et las läheb siis, et saab sõpradega chillida ja nii edasi. Olin küll kurb, et ta võtab 3 nädalaks puhkuse. 1 nädal oleme koos, Hispaanias ja edasi läheb see 8 nädalaks sõpradega Hiina.
Niigi saame aasta jooksul vähe koos olla ja ta läheb sõpradega pikemale reisile kui minuga. Eriti veider minu jaoks oli see, et oma sünnipäeva aja planeerib Hiinas olla, mitte minuga Hispaanias. Aga no saan aru, see oli ka varem kokku lepitud, kui me suhtesse läksime. Kui meie reis Hispaanias läbi sai ja me lennujaamas olime, siis rääkisime seal, et kas on mõtet seda suhet hoida, et vahemaa on nii pikk ja nii edasi. Ehk peaksime suhte lõpetama. Varasemalt oli meil plaan sügisel Kreekasse minna. Ja siis ta lausus, et kui me sügiseks kedagi teist ei leia, et siis võime koos ikka Kreekasse minna. Nagu what the fuck, et ma olen nagu mingi varuvariant või, et kui sa suvega uut ei leia, siis võib sügisel kokku saada. Ma saan aru, et kaugsuhet on suht keeruline hoida ja tean, et oleme sellest varem ka rääkinud, et kas suudame ikka seda toimimas hoida. Aga selline suhtumine lõi mind pahviks. Kui Hiina läks, siis nägin sotsiaalmeediast, et need sõbrad olid hoopis sõbrannad. Nagu what the fuck, sa oled kaugsuhtes, võtad puhkuse, 1 nädal oled kaaslasiga koos ja siis lähed 8 nädalaks sõbrannadega reisima. Kas see on teie arvates normaalne? Ma olin ikka väga segaduses. Mulle ütles, et läheb sõpradega kokku saama ja siis näed Instast piltidelt, et 6 naisega käib koos lõunatamas. Lisaks ütles mulle, et talle meeldib inimesi pildistada ja siis näen, et Instas lisab teistest naistest pilte enda storidesse. Kusjuures meist ja minust ei ole tal ühtegi pilti sotsiaalmeedias. Kui ta Hiinas oli, siis suhtlesime suhteliselt vähe, sest tal oli nii kiire ja kui koju Saksamaal jõudis, siis hakkas minuga rohkem suhtlema, et no kuidas sul siis vahepeal läinud on ja nii edasi. Minu jaoks oli see küll täiesti absurdne käitumine ja sellist suhtumist ma ei aktsepteeri ja lõpetasin temaga suhtlemise ära. Mida sa arvad sellisest käitumisest? Kas sõbrannadega reisile minna on okei, kui sa ise oled suhtes? Kas ma reageerisin üle? No nii. Siin on nii palju tahke nagu, et... Siin on nii mitu asja. Kõigepealt ma olin nagu, et kui reis on varem planeeritud juba ja see on ka isegi arusaadav, et kui te ei oldki veel koos ja ta planeeris seda reisi, et ta mõtleski, et ma sünnipäeva ajal lähengi, saan sõbrannadega kokku, et või okei, too hetk siis sõpradega ütlema, on ju, et see tundub kõik nagu okei, ja davai. Ja siis, et tuleb välja, et need on kõik sõbrannad. Aga et see ei ole kordagi tema jutust välja tulnud, see on nagu imelik. See on sus. Kui ta oleks kohe öelnud, et ma ütlen sulle kohe ausalt ära, need on naised, siis oleks hoopis teine asi, aga kuna ta ei maininud seda, siis see tähendab, et midagi minu jaoks on nagu red flag. Jah, et imelik. Ja no ma ei tea natukene võib-olla see, et kuna teil oli, ma ei saanud aru, et kas te siis selle teie koos veedetud nädala lõpuks läksite lahku või mitte päris, et see oli lihtsalt nagu jutuajamine. No igatahes oli teil suhtes sinne õrn koht, on ju. Ja siis ta hakkas story'sse panema neid kõiki teisi naisi. Jah, ta oli seal reisil, et ta kajastas nagu story's seda reisi, aga ühesõnaga mulle tundub, et seal võis olla natukene sellist nagu mingi, et mingi ma näitan sulle või ma ei tea, natukene nagu siuke imelik. Ja no igal juhul ei tundu, et ta võtaks seda teie suhet väga tõsiselt ja panustaks sellesse, et see hullult toimiks. Ja see, et kui kuidagi ei leia, siis võime koos olla. I'm sorry, kui keegi ütleks mulle niimoodi, siis ma oleks nagu uks on seal. Nägemist. Reaalselt nägemist. Mis asi, mis suhtemine see üldse on? Ei, if it's not a fuck yes, it's a fuck no. Kui sa üldse sellise pakud, sellise variandi, siis nagu, miks me üldse koos oleme? Ei, reaalselt. Nii et ei, sa ei reageerinud üle, ära panusta oma aega sinna ja sa leiad kellegi, kes on nõus sulle pühendama, aega pühendama, ennast pühendama ja on normaalse suhtumisega. Nii et ei ole mõtet. Hei Kaisa, väga toredat asja teed. Ma ei ole ennast juba ammu tundnud siukseid tundeid, nagu ma kuulen seda podcasti kuuldes, et ma ei ole oma probleemidega üksi ja ilmselgelt arvavad väga paljud häälsõnumite saatjad täpselt sama asja. Nüüd tänane teema on pigem midagi siukest, mille vastust ma ilmselgelt isegi eeldan ja tean, mida sa võid öelda, mida teised võivad mõelda. Aga sisimas ma loodan, äkki seal on mingi loogiline explanation taga. Long story short. Mu mees ei kingi mulle lilli. Me oleme koos olnud natukene üle 2 aasta. Tema on 20. keskel, mina olen 20. alguses. Ja ta tõi mulle kunagi mingi 1,5 aastat niimoodi, et a la korra kuus, võib-olla vahepeal hästi harva, 2 korda, mida juhtus meru harva. Ja siis pigem oli ta sellepärast, et a la meil oli mingi väike aastapäev või oli valentinipäev või oli naistepäev või mis iganes. Alati oli nagu mingi põhjus sellest, mitte ta tooks niisama neid lilli. Ja siis me läksime vahepeal lahku. Või me olime pausil, siis me läksime tagasi kokku. Ja pärast seda ei ole ma 4 kuud lilli saanud. Isegi siis, kui meil on olnud aastapäev.
naistepäeval ma sain, aga põhimõtteliselt ainult siukse suhtumisega, et kuna see on naistepäev, siis ma pean neid tooma. Ja ma olen küsinud ta käest, ta ütleb mulle kogu aeg, et jaa, et ma nagu täiega tahaks sulle tuua, aga sa lihtsalt ei pane mind niimoodi tundma. Et põhimõtteliselt nagu minu töö oleks panna teda tundma, et ta tahaks mulle lilli tuua, mis ilmselgelt oleks nagu loogiline. Aga kui ma literaali annan endast nii palju ja ta ainult võtab, aga ta annab mulle mitte midagi vastu, ei mingit toetust, ei mingit kohalolu, mitte midagi. Ja ma saan ainult iga päev vastu näppe selle eest, mida ma jälle valesti tegin. Ja siis ütleb mulle, et aga sa ei anna mulle seda tunnet, et ma peaks su lilli tooma. Siis nagu, ma ostan ise endale lilli. Actually ongi, ma ostangi endale lilli. Aga see on nagu veits piinlik, sest et see tunne, et keegi kingib ja keegi tahab seda kinkida, on nagu täiesti teistsugune. Ja meie suhe oli alguses ka nagu palju parem. See lihtsalt nüüd on siuke, et mina jään kramplikult kinni, ei oska lahti lasta. Teema saadaks mu iga päev, kui vähegi võimalik pikalt ja ütleks, et ta ei taha mind, mida ta on juba põhimõtteliselt teinud ja ma olen ikka selleks tagasi jooksev. See selleks point on lihtsalt selles, et see on ju tegelikult väga absurdne, et ta ütleb siukest asja, et ma põhimõtteliselt pean need välja teenima, et tal oleks siuke tunne. Ja siis ta vahepeal ütleb, et aga tal on ka siuke tunne, aga lihtsalt mitte siuke tunne, et ma oleks seal välja teeninud, lihtsalt siuke tunne, et ta tahaks tuua, aga ma pean tekitama temas mõlemat seda tunnet. Ja see on nagu täielik bullshit. Ja nagu ma tean, aga ma ei teadvusta seda endale ja see on nagu mu suurim probleem ja ma ei tea, mida teha. Sest et me oleme selle break-up'i järel nagu nii hullult, aga minu ainuke hirm on see, et et isegi kui me lähme lahku, siis ta leib omal kellegi teise ja ta käitub seal naisega täpselt niimoodi, nagu ma palusin teda. Ta käitub täiega ideaalselt temaga, ma käitus minuga alguses. Ta toob talle kogu aeg lilli täpselt nii, nagu mina pean paluma. Ja see on see koht, miks ma ei taha lahti lasta, sest ma ei taha, et keegi teie tunneks neid häid asju. Aga samas ise pean kannatama neid halbu asju. Oh my god. Vaata, siin ei ole üldse küsimus mingis lillade toomises enam. See küsimus ei ole ammu seal. See küsimus on seal, kus on su, ma ei tea, enesekindlus, eneseväärikus. Miks sa lased endaga niimoodi käituda? Issand, kui õudne. Nagu tead, ma ei tea, kas see on natuke nagu controversial, ma korraks jäin nagu mõtlema. No mida? No esiteks üldse, mina ei ole suhtes olnud, mul ei ole seda nagu võrdlusmomenti, et nagu või nagu kogemust, et mis tunne on, kui sulle tuuakse lilli nagu mingis perioodis või nagu et ma olen vist võib-olla mingi 2 korda elus meestelt lilli saanud mingi lambist asjadest, aga nagu ma ei tea, mis tunne see on, kui sa nagu oled suhtes ja nüüd sa nagu eeldad, et toob. Mida mina olen aru saanud, mõned mehed lihtsalt ongi sellest, nad ei too. Ja nagu, kui ma oleks koos sellisega, mul oleks tegelikult ülifine. Ja seda ka, ja tegelikult, aga tead, selle voice'i, see põhimõte, isegi sellel naisel tegelikult ei ole otseselt puudus nendest lilledest. Ta tahab, et teda normaalselt koheldakse. Kuule, kui sa tunned ennast niimoodi, et ainult sina justkui tahad seal suhtes üldse olla, et see teine pool nagu tegelikult eriti polegi huvitatud, ta ütleb sulle välja selliseid asju, et ta ei tunne, et ta tahaks sulle kinkida lilli. See on nii palju sügavam kui need lilled. Seal on tegelikult taga see, et see tüdruk tahab armastust tunda, tahab tunda, et keegi tahab teda, ihaldab teda. Ja kui see suhe oleks korras, siis ma arvan, et see, et ta ei too iga kuu lilli, see poleks isegi mingit teemagi. Kui ta tunneks niisama ennast armastatuna, tahetuna, siis ma arvan, see ei olegi mingi määrav asi, on ju. Aga kui sul on nii puudus sellest, siis sa hakkadki mõtlema sellele näe alguses, ta tõi iga kuu, nüüd ta ei too. Et see on juba nagu siuke, ma arvan, iga ühe enda otsustada, et kui tõesti kellegi jaoks on need lilled nagu iga kuu väga oluline, siis tasub sellest oma partneriga rääkida ja rääkida just sellest, et miks see on oluline. Et see paneb mind tundma ennast armastatuna, kõik nagu see sügavam põhjus seal taga. Aga üleüldiselt ma arvan, et see ei ole mingisugune must do asi, on ju. Või üldse ei peaks lugema seda, et kui tihti nüüd keegi mingid lilli toob, on ju, et väga tore, kui tuleb tunne, et siis tuua ja muidu selle nagu põhimõtte poolest, ega see ei ole ju vale, et inimesel peab olema sees see mingi õige tunne, et ta tahaks sulle neid lilli tuua ja kinkida ja siis ta teeb seda. Et nagu kui seda ainult niimoodi võtta, siis jah, ma arvan, nii peakski olema, on ju. Aga see, et visata seda nagu siukse, ma ei tea, ettekäändena või see on mingi täielik manipulatsioonitehnika, et mingi et umbes sa peaksid rohkem tegema, et ma tahaksin sulle neid lilli tuua, see ei ole nagu normaalne suhtumine ja ma lihtsalt mõtlengi, et mis sinuga küll toimub, et sa oled nõus taluma nagu sellist suhet ja ma mõtlen isegi nagu, et
ma olen nagu sellist mõttekäiku kuulnud, mida ta siin lõpus ütles, et sa nagu kardad, et ta kellelegi teisele seda pakub. Aga nagu ongi see, et isegi kui pakub, kuigi selliste vendade puhul, ta tundub mulle selline, et ta võib-olla alguses teebki neid toredaid asju, et saada keegi endale ja siis vajub see asi ära. Mis on kõige hullem variant selles suhtes, et siis sa püüadki selle keelegi endale võrku ja siis leidubki selliseid, kuidas ma ütlen, nagu sina, kes on võib-olla natukene ullike või nagu see, mitte ma ei taha nagu halvasti öelda, aga lihtsalt selles suhtes, et sa loodadki, et see tuleb tagasi, aga see rong on juba tegelikult ammu läinud ja tema lihtsalt mängibki selle peale, et näe, ta siin nii väga tahab mind ja ma ei pea isegi midagi tegema. Et õudne ju. Ja isegi ütleme, et mingisuguses muinasjutu maailmas ta pakubki kellelegi teisele seda kõike, mida sa oled tast oodanud. Nagu okei. Ja siis keegi on kuskil, kes tahab sinule pakkuda kõike seda, mida sa ootad. Keegi kuskil nagu on praegu valmis selleks ja sa oled mingi töllakaga, kes ei ole valmis, et sa hoiad enda seda energiat ja kõike seda kinni seal, kus sind ei võeta vastu. Nagu, et sa lihtsalt oled seal, aga keegi teine oleks nõus seda kõike sulle pakkuma kohe praegu. Lihtsalt sa ei ole isegi avatud ju sellele, sest sa veedad oma aega mingi töllakaga. Reaalne töllakas. Nii et nagu sa oled noor, jumal küll, mine ära sealt. Ei ole mõtet. Ega see, et sa seal see, et ta seal edasi on selles suhtes, see ju ei paranda. Sa juba saad ju aru, et ta ei ole tegelikult interested, kui ta ei taha sulle teha neid asju. Jah. Ma ei tea. Nii et ei ole mõtet kraapida kinni su ukse taga. Selle, ma ei tea, minu jaoks on lihtsalt natuke naljakas, ma lihtsalt olen ise tähele pannud seda. Miks me võiks nagu deitimise algusperioodil näidata täpselt seda, millised me oleme? Et mis me peame nagu tegema nagu lisasamme, mida me muidu tõenäoliselt tavaelus ei teeks. Nagu näiteks ongi, kui mees kingib lilli, kes muidu ei kingiks, ära kingi siis üldse. Minu point on see, et ära anna vale reklaami, kui sa seda tegelikult... Aga see on vist kogu point, et sa tahad kedagi endale saada. I know, aga siis oleme kõik hästi nagu ausad ja avatud, aga mõtle, kui vähe oleks siis probleeme, sellepärast, et inimesed läksid kohe ära, ta teeb siin niimoodi, aga võib-olla mulle päris nii sobi. Kohe näed ära. No ma olen nõus sinuga, aga meie hulgas on üks asi väga palju manipuleerijaid inimesi, kelle mõte ongi see, et saaks kellegi nii-öelda oma võrku ja siis, et ta jumala eest enam ära ei läheks. Ja teine asi, ma ei tea, eks see on vist inimloomus, et sa tahad olla kõige parem versioon alguses. Hei Kaisa, minul on sulle küsimus. Nimelt ma hiljuti vaatasin ühte podcasti, seda siis YouTube'ist. Võib-olla oled ise kuulnud või vaadanud, nimi on Teema, vist oli Teema. Ja siis seal oli ühesõnaga nagu mehed, naised seal arutasid mingite teemad üle ja siis tuli jutuks ühesõnaga üks siis noormees, kes seal rääkis, ütles, et temale meeldivad nagu puhtad tüdrukud. Ja juba see nagu fucking lause, puhas tüdruk. Nii halb. Ja siis need naised olid ka seal nagu mingi, oh my god, nagu millest räägid või nagu defineeri, kes on puhas tüdruk. Ja siis tema teooria nagu, või seisukoht oligi see, et tema nagu eelistaks endale naist, kes ideaalis võiks olla nagu täiesti süütu, aga ta saab aru, et ei ole võimalik võib-olla, aga et siis oleks võimalikult väheste meestega maganud, et see teeb temast nagu puhta tüdruku. Ja kui naised küsisid tema käest, et okei, et aga mitme naisega umbes sa ise oled maganud või et kas siis sinu puhul kehtib ka see, siis ta oli nagu mingi, et ei, et ma ei tea, ta midagi hämas seal, aga mul tekkis täielik plokk ette ja ma lihtsalt ei saa aru. Ja ta ei ole ju ainuke mees, selliseid mehi on ühiskonnas väga palju, kes ongi, naistel on seatud mingid ootused, et umbes, kui sa oled maganud, ma ei tea, mitte mehega, siis sa oled mingi lits, ma ei tea, mida iganes, aga ise, ma ei tea, tõmbavad ringi iga teise naisega umbes ja siis kui mingi naine ei anna sulle kätte, siis sa oled jällegi hoor, nagu ikka, eks ju, ja üldse mingi lollakas ja hakkavad seimama, aga samas siis, kui sa nagu annad kätte, siis sa oled ikkagi lits, nagu sellepärast, et siis sa magad kõikide meestega ja nagu ma ei saa aru, mis kuradi topeltstandardid nagu meil siin maailmas on või nagu, et ma ei tea, võib-olla minu ümber nagu lihtsalt kõik naised nagu normaalsed, aga ma ei tea isiklikult ühtegi naist, kellel oleksid sellised ootused mehele, et ta peab olema puhas poiss, ehk siis ta ei tohiks olla seksinud mingi
mitte ühe inimesega, aga ise umbes tõmbavad ringi meestega, et see on fine või nagu ma ei tea, läks pikaks, aga ma ei tea, mida sina arvad siis sellest puhta tüdruku teooriast, et kui okei see sinu meelest on? No nii nagu mul on lihtsalt nagu raske aru saada, kuidas on meeste loogika selles. Sul on näiteks üks partner, kellega sa magad 100 korda või sul on, ma ei tea, 50 partnerit, kellega sa magad kõigiga 2 korda. Sama arv on ikka läbi käinud. Lihtsalt erinev nii-öelda instrument. Et nagu, kus on see loogika, et kuidas see mõjutab seda, milline on see naine sinuga voodis. Ja pluss minu arust üldse, ma ei taha seda nagu kuidagi nagu, kuidas ma ütlen, nagu, et ei taha öelda niimoodi, aga tegelikult kui naisel on olnud rohkem võib-olla partnerid, võib-olla tal on ka rohkem kogemust. You know. No nii see käib. Või nagu, et ükskõik kas naise või mehe puhul, mõlema puhul ju kehtib see sama üldiselt, et mida rohkem sul on partnerid, seda rohkem sa oled ilmselt mingeid erinevaid asju kogenud. Oled võib-olla avatum rohkem. Avatum, võib-olla oled ka enda kohta midagi õppinud rohkem on ju kui ühe kaaslasega. Ei pruugi nii olla, aga võib nii olla. Suurem tõenäosus on. Ja nagu terve see conversation on minu arust täiesti nagu mõttetu asi, millele keskenduda. Miks me üldse räägime mingist partnerite arvust, mida see lõppude lõpuks nagu loeb, kui sa valid endale kaaslast nagu suhteks, siis mida see 2 inimese suhtes loeb? Mitme inimesega nad on maganud. Nagu minu arust see ei ole mingisugune faktor, millele peaks keskenduma ja minu arust see on väga hea viis koheselt välja praakida mingid mõttetud vennad, sest nii kui on mingi siukene vend, kes hakkab üldse su käest küsima sellist asja, kes hakkab viitama sellele, minu jaoks see on kohe välja visatud ja mitte sellepärast, et ma oleksin mingisugune hoor ja et mu body count oleks nii kõrge, vaid lihtsalt see põhimõtete poolest ei sobitu minu maailmavaatega ja ma ei viitsi oma aega üldse raisata ja panustada sellise inimese peale, kes peab seda niivõrd oluliseks asjaks, et seda teemaks tuua üldse. Mulle tundub, et see on meeste jaoks rohkem olulisem, sest nagu, kui ma räägin naistega, et nagu mingi, ma ei tea, selle venna body count on mingi 30, eks ju, siis mul ei ole seda, et mingi, ma nüüd ei taha, ta on mingi, okei, on siis 30, siis on nagu enne mind on olnud tal ka minevik. Ja tegelikult minu arust, ma ei tea, meie vanusest tegelikult üldse enam ei peaks või nagu rääkima, miks me üldse räägime? Kui ma praegu nagu tutvun kellegagi, see ei ole isegi asi, millele ma mõtlen, veel vähem, et ma küsiksin seda. Ma ei tahagi esiteks teada, mul ei ole vaja seda teada, sest see info tegelikult ei anna mulle midagi. Minule annab ju, ütleme, siin võib nagu keegi vaielda minuga, et ütleme, et kui sa saaksid teada, et talle see body count on nagu väga kõrge, et siis sa võid sealt eeldada, et ta on siuke nagu mingi litsakate kommetega mees on ja tead, ma arvan, et selleks mul ei ole isegi seda body count'i vaja üldse teada, et sellest aru saada. See tuleb niivõrd paljudest erinevatest asjadest välja tegelikult inimese puhul, et mul ei olegi seda vaja teada selleks. Ja ma arvan, et see ei ole nagu asi, millele peaks üldse keskenduma ja need on siukse kindla maailmavaatega mehed minu arust, kes on selle vaatega, et naine võiks üldse süütu olla mingi, millest sa räägid üldse? Täiesti vale asi, millele keskenduda. Ja see vaata ta lõpus ütles ka see, et see double standard, et nagu mul on olnud seda olukorda, ma mäletan põhikoolis, ma polnud isegi ühtegi poissi suudelnud ja üks poiss, kellele ma meeldisin, ta mulle ei meeldinud. Ja ma nagu väljendasin seda, et ta ei meeldi mulle. Ja ta hakkas lihtsalt nagu niimoodi, et üle küla karjus mulle nagu niimoodi kaugelt lits. No mulle ütles klassivend 5. klassis, et ma olen lits. Jah, ja siis ma olen nagu, et Kalle, ma pole isegi ühtegi poissi suudelnud. Ei, see on lihtsalt, see on mingi sõimusõna, mida nad on ise kurjad, või pitterid, et meie neid ei taha ja see on nende viis, et nemad tunnevad siis mingit nagu võimu nagu meie üle. Et tegelikult ma olen mingi... Aga ma pean ütlema, et õnneks, tõesti ma ei ole selliste meestega nagu väga-väga ammu kokku puutunud, et nad sellised nagu ei küündi isegi minu radarile või vähemalt siiamaani ei ole küündid. Kui ma siukseid näen, see minu jaoks nagu nii automaatselt, ma ei pööra isegi sulle tähelepanu, ma ei räägi enam mitte kunagi. Et sa elad kuskil teises maailmas minu jaoks, kui sa oled selliste vaadetega. Et aga kahjuks tundub, et selliseid mehi ikkagi on siiamaani päris palju. Aga siis sellistele pole mõtet nagu aegagi raisata üldse. Nope. Hei Kaisa,
ilmselt kõik ütlevad seda ja ma ütlen seda ise ka, sest et ma päriselt mõtlen seda, aga sa teed mega ägedat asja. Ja ma loodan, et see podcast kestab üli-ülipikka aega, sest seda on nii tore kuulata. Minu lugu või pigem minu probleem on nimelt selles, et ma ei oska üksi olla. Mis iseenesest on siuke asi, mis on nagu vajalik ja ma ütlen, et ma võin olla paar tundi üksinda, see on täiesti fine. Ma elan hetkel üksinda ja ma vihkan seda kogu südamest. Ma olin kodus vanematega koos, ma olin koolis ühikas, mul olid toanaabrid. Ma pärast koolist väljaminekut läksin oma esimese peikaga kolisime kokku. Ma olen kogu aeg olnud kedagi koos ja mulle meeldib see. Ma ei tunne, et ma tahan välja saada või mul on vaja üksi olla. Mul ei ole siukest tunnet, sest ma olen harjunud sellega, et mul on kogu aeg keegi olemas kõrval. Ja nüüd ma olen üksinda ja ma olen üksinda elanud ligi pool aastat ja see ei muutu paremaks. Jah, ma saan teha omi asju, ma teen omas järjekorras, keegi ei charge mind, keegi ei mõtle imelikult. Aga õhtul, kui ma magama lähen, on ikka siuke tunne, et ma olen nagu nii üksi, korter on nii vaikne ja nagu nii kurb on. Jah, mul on sõbrannad, mul on mingi oma elu, mul on oma töö, ma ikkagi nagu sotsialiseerun väga palju inimestega. Aga just see moment, ma tulen õhtul töölt koju ja ma tulen sinna tühja koju, siis see on nagu kõige masendavam asi nagu mu päeva jooksul üldse. Ja ma tunnen, et kui ma ei elaks üksinda, mul ei oleks seda pidevat masendust, mis mul hetkel on. Ja samas ma olen proovinud oma sõbrannadega nagu kokku kolida, aga alati on mingi see teema, et kas tema läheb uude kohta kooli või kellegi läheb mingi oma peikaga või siis ta ei soovi või on, ma ei tea, mingid muud X-probleemid. Ja nagu ei ole kellegi kokku kolida. Ja võhivõõraga ka nagu sellest kokku ei koli. Ma veits kordan nagu võrrad inimesi ka, et ei tahaks sükest asja, et lihtsalt otsin omale mingi korteri, kus on korterikaaslane, sest et jumal teab, ta võib olla nii pikki ja ta võib häirida mingi iga pisitillukene asi ja see ei ole ka nagu päris tore. Aga mida teha? Ilmselt väga paljud naised on kunagi olnud selles situatsioonis. Võib-olla mitte, aga ma eeldan. Aga mida teha? Kuidas tunda vähem seda üksindust? Ma pean päeviku, ma ei tea, ma aeg-ajalt mängin mingeid mänge, loen raamatuid, vaatan filme, erinevaid sarju kodus. Aga ükskõik mida ma ei teeks, mul on ikka südames see tunne, et ma olen nii üksi ja mul on nii masendav olla, et ma ei oska selle tundega mitte midagi peale hakata, sellest on pool aastat möödas ja ma räägin, et see ei lähe paremaks. Ja ma ei oska mida teha. Ma ei tea, mida teha. Girl, kas sa pole mõelnud võtta mõne lemmiklooma äkki endale? Sest mina isiklikult tunnen, et ma olen enamus aega elanud mingi loomaga, nagu kassiga. Okei, mis loomaga? Ainult kassidega. Et näiteks ma praegu tunnen, et ma tulen koju ja mul on ülitores, et mul on minu väge Joosep seal ootamas mind. Aga mul oli periood, kus ma elasin üksi linnas korteris ja mul ei olnud kedagi. Ja ma nagu ei tundnud puudust ka, eks ju, võib-olla natukene. Aga nagu võib-olla äkki väike selline lahendus on see, et sul on keegi, kelle eest hoolitseda. Et võib-olla, et pluss loomad tekitavad kodutunde. Ma ei tea, kas sa võib-olla ei saa kuna mul ei ole kunagi üldse ka vanemate juures ei olnud looma ega pole olnud, et siis ma ei oska sellest puudust tunda niimoodi. Et ma arvan, et see on nagu ülihea võib-olla selline, kui sa üldse tunned, et sa oled valmis mingiks kohustuseks, siis ma tunnen, et see on selline asi, mis võib-olla paneb jälle perspektiivi veits asju. Ja see on nagu üks variant, aga see on ikkagi selline väline lahendus, et mulle tundub, et siin on tegelikult vaja nagu sisemiselt see kuidagi ära lahendada. Et miks sa tunned, et üksinda olemine on kurb või miks sa kardad olla nagu oma mõtetega ise üksinda? Mingis osas ma muidugi saan nagu sellest aru, et ma olen ju ka nagu põhimõtteliselt terve oma täiskasvanu elu olnud suhtes, kuigi ma olen nagu juba päris pikalt üksinda elanud, siis ma olen ikkagi väga harjunud sellega, et mul on keegi ja et nagu, ma ei tea, õhtul on ka keegi kodus. Aga ehk siis ma saan aru sellest, et vahepeal on see tunne nagu, et tuleb puudust sellest, aga nüüd niimoodi ikkagi et paaniliselt, et leiaks nüüd kellegi, kellega koos elada. Ma arvan, et see ei ole päris tervislik, et see on mingi teema sinus, mille sa peaksid ära lahendama, mis ma ei tea, kas see tuleb kuidagi lapsepõlvest või on sul mingisugune trauma või sa kardad mingisugustele asjadele enda sees otsa vaadata või et kuna ma ei ole psühholoog ega terapeut, siis ma ei oska sulle seda öelda, aga see on võib-olla teema, millega kas minna terapeudi juurde või siis lihtsalt nagu proovida kas või, ma ei tea, ChatGPT-ga arutledes nagu jõuda selle juurpõhjuseni, et miks sa niimoodi tunned, et tegelikult ma arvan, see on väga oluline
igal inimesel osata olla üksinda, sest et muidu nagu nii kiiresti võib sellest tulla ka see, et sa talud näiteks mingeid suhteid, mida sa ei peaks taluma või sa oled nagu ebatervislikes suhetes lihtsalt sellepärast, et sa niivõrd palju kardad üksinda olla, et sa oled nõus taluma mingit täiesti nagu ebanormaalseid situatsioone ja see on sulle endale tegelikult nagu nii kahjulik, et ma arvan, et need mingid välised asjad, no okei, võib-olla koduloomise võib olla nagu väga tore, aga see, et ma ei tea jah, et kuidagi mingid filmid, seriaalid, asjad, nagu sa ütlesid, sa oled neid kõiki proovinud ja see, ma arvan, ei olegi nagu see, mis saab selle tunde ära lahendada. Et seda peaks kuidagi muud moodi lahendama. Kahekõne endaga. Ja. Et kas sa räägid iseendaga? Näiteks ma tean, üks mu sõbranna ei räägi iseendaga. Ja ma olen mingi, kuidas sa ei räägi? Nagu minust see on nii, nagu mina armastan endaga olemist ja nagu ma olen nii tänulik, et ma ei ole olnud kunagi suhtes ainult selle pärast, et ma olen tänulik, et ma olen saanud kogeda seda tunnet, et ma pean olema üksi ja tänu sellele ma olen õppinud armastama üksi olemist ja minu arust see on nii hea oskus ja apparently nagu mida aastad edasi, seda rohkem ma saan aru, et see ei olegi asi, mida kõik nagu oskavad ja suudavad, vaid see on nagu päriselt selline väike nagu moment, et okei, et mul on päriselt nagu mugav olla üksi. Ja. Et see on pigem tänapäeval nagu mitte haruldane, aga pigem nagu see, et inimesed eelistavad olla kellegagi koos ja sellepärast, et mitte olla üksi. Ja. I could never. Aga ma ütlen, et tegelikult on see, et ikkagi parem osata olla üksi, kui et olla mingis halvades suhetes ja et aga ma tunnen, et siit nagu mingi osa jääb puudu, et ma ei oska sulle nagu täpselt seda retsepti öelda, et kuidas nagu jõuda nüüd selleni, et sa oskaksid endaga olla, aga ma ütlen, et lahendus ei ole see, et otsida endale korterikaaslast või nagu paaniliselt otsida kedagi, kellega koos elada, et see lahendus on midagi muud. Aga jah, ma arvan, meist jääb siin väheks võib-olla. No ma arvan, et kõigepealt sa pead õppima aru saama, kes sina oled, nagu et aru saama, mis sulle meeldib. Nagu mina ainult niimoodi saangi aru, et mis mulle teha meeldib ja siis ma olen avastanud endaks mingid hobid, nagu mida mulle meeldib vaadata, mida mulle meeldib õhtuti teha, et nagu kõik see, et sa tegelikult üritad aru saada, mis sulle meeldib, aga kui sa ei räägi endaks, sa ei tea, mis sulle meeldib. Ja. Ma ei tea, kas see on üldse loogiline, aga nagu ja. Seda ega aitab. Ma ei tea, iga õhtu ma olen nii elevil, nagu kui ma saan mingi, et ma ei tea, seda maali teha või asju, ma olen mingi. Ma olen ka excited, kui ma tean, et mul on õhtul lihtsalt nagu aeg iseendale. Ma saan raamatut lugeda või ma saan oma lemmiksarja vaadata või siis ma ei tea, ongi päevikusse kirjutada või midagi kunstiprojekti teha, et ma saan ise valida, aga jah, selleks sa pead võib-olla tõesti ennem nagu päriselt aru saama, kes sa oled, mis sinule teha meeldib ja siis sealt edasi kuidagi minema. Fox. Ta öelda, kas faktid või facts, aga Fox. Nii, Tinderist leitud psühhopaat. My favorite. Tšau, Kaisa. Mina räägin täna loo enda halvast Tinderi kogemusest. See kõik sai alguse siis, kui ma sain just 18 ja otsustasime sõbrannadega siis suveks endale Tinderi tõmmata, et näha, mis seal siis toimub ja põhiliselt poolnaljaga. Ega mina ka sealt midagi otseselt ei lootnud. Nii ma vaatasin ringi ja ühel hetkel siis matchisin ühe kutiga. Ja jutustasime päris kaua, jutt jooksis, meil oli palju ühiseid huvisid ja üldsegi nagu me klappisime väga hästi. Tegime telefonikõnesid ja niimoodi väga nagu, kõik oli nagu väga tore. Ja siis peale päris tükki aega rääkimist otsustasime, et võiksime kokku saada. Mina elasin siis tema kodulinnast 1,5 tunni kaugusel umbes, nii et ta tuli siis üks hetk bussiga minu kodulinna. Saime siis kokku ja esimene asi, mida ma siis märkasin, oli see, et ta oli väga lühike. Et ma ise olen hästi pisike, kusagil 150 sentimeetrit, natuke rohkem ja tema oli põhiliselt minuga sama pikk. Mulle vähemalt jäi siuke mulje ja seda ta mulle muidugi ei maininud, nii et see nagu oli esimene ehmatus. Hakkasime siis jalutama ja jalutasime minu koduparkises, mis mul seal kodulinnas asus. Ma ikkagi mõtlesin, et see on siuke avalik koht ja et kuidagi turvaline. Kõik oli muidugi alguses chill, jutustasime seal ja siis ühel hetkel ta pani mulle käe ümber. Muidugi see nagu veidi hirmutas mind, kuna mul ei olnud ennem ühtegi kokkupuudet ühegi poisiga niimoodi, mul ei olnud first kiss olnud ega mul ei olnud kunagi suhtes olnud. Ja siis ma ei osandki midagi sellest eriti arvata. Ühel hetkel ta hakkas mind nagu suudlema. Mina nagu ise seda ei tahtnud. See väga ehmatas mind ja ma nagu põhiliselt täiesti kangestusin, ma ei teadnud, mida teha.
Samamoodi siis ta hakkas mind katsuma, minu rindu. Mul oli kleit seljas, mul oli väga ebamugav. Samamoodi juba teist privaaset kohta. Ta liikus sinna poole, see oli nagu väga hirmus minu jaoks. Kõige hullem oli see, et see oligi avalikus kohas. Inimesi kõndis mööda, keegi midagi ei teinud. Mul oli nagu väga ebamugav. Muidugi, kui ma lõpuks selle julguse kokku võtsin ja ütlesin, et kuule, et see ei ole okei, et ma ei taha, siis ta ütles, et see oli nali ja nagu see oli nagu väga imelik, et ta selle naljaks pööras, sest et see ei olnud naljakas. Siis mul hakkas nii halb füüsiliselt, mul läks süda nii pahaks, pea hakkas ringi käima, et ilmselt mul keha sai mingi šoki. Siis ta ikkagi ütlesin talle, et kuule, et ma lähen koju, et mul ei ole hea olla. Läksin siis koju ja ma ei tea, ma nagu suhtlesin temaga edasi peale seda, ma ei tea miks, ma ei oskagi sellele vastata, et ma ei tea, kas see oli mingi kiindumus või ma ei tea. Ja otsustasin siis mõni aeg hiljem, äkki 6 aega hiljem saada temaga siis kokku, aga temaga tuli linnast, kuna ma juhuslikult sattusin sinna. Ja saime siis seal kokku ja muidu jutt nagu jooksis, samas me midagi nagu väga seda teemat ei puudutanud, mis eelmine kord juhtus. Ja siis põhiliselt ühel hetkel ta hakkas rääkima väga veedraid asju, näiteks tõi välja selle, et kõik naised kasutavad mehi ära, et nende raha saada ja et tema ei saa aru sellest ütlusest, et mehed naisi ei löö, et tema võiks lüüa naisi ja kas või mind, et ta küsis, et kas sa tahaksid näha, et ma julgen sind lüüa, ma ütlesin, et mis asja ja ma sain aru, et ta mõtles seda nagu päriselt. Samuti hakkas ta rääkima mingeid lugusid, et kui ma oleksin koer, ta paneks mu keti otsa, et ma nagu ajan teda närvi. Samamoodi ütles ta, et ta võiks vabalt must rongiga üle sõita. Ja nagu väga nagu siuksed laused, mida võiks öelda psühhopaat. Ja ma väga ehmusin sellest. Muidugi mul oli ema samas linnas, nii et ma minu arust ütlesin talle lihtsalt tšau ja suhteliselt kiiresti helistasin emale, et ta mulle järgi tuleks ja siis peale seda ma kohe panin tüübile plokiga. Ja peale seda ma ei ole sellest tüübist midagi kuulnud. Kõige hullem oli lihtsalt see, et selle kuti ema on minu ema tuttav. Nii et selles mõttes oli see natuke šokeeriv, ma sain selle peale seda kogu jama teada alles. Aga lihtsalt teistele võib-olla õpetuseks, et kui sa isegi kellegagi suhtled, siis võib-olla mitte nii kiiresti kokku saada inimesega, kui sa nagu ei ole veel selles nii kindel, sest et tegelikult ma arvan, et ma oleksin võinud oodata kauem selle kokkusaamisega. No on aru saada, et tegu on väga noore inimesega, on ju, kogenematu inimesega. Ja ma lihtsalt võib-olla võtsingi selle siia nagu siukseks nagu õpetlikuks looks ja mida ma tahaksin öelda kõige rohkem. Üks asi tõesti, et ei tasu, eriti kui sa oled noor, ei tasu nagu kiirustada selle kokkusaamisega, aga võib-olla nagu veel kõige olulisem, et kuidas seda eesti keeles öelda, mulle tundub, et naistel on kohati, eriti noortel naistel on liiga vähe audacity't. Nagu, kas see on jultumus või mis see eesti keeles on see sõna? Ma jultumus on hea sõna. Võib-olla. Audacity, et jultumus. meestel on seda üleliia palju ja naistel on seda liiga vähe, sest et tegelikult peale seda esimest pargi intsidenti oleks pidanud olema nagu täielik, ma tahaks ropendama hakata, mida vittu sa teed, nägemist, sest et see on nii ebanormaalne olukord, et su keha isegi läks täiesti šokiseisundisse ja sul hakkas füüsiliselt halb olla. Ja nüüd ka kõikidele teistele noortele tüdrukutele, kes seda kuulavad. Kui sul on mingi kutt või mingi mees, kellega sa sebid, kes tekitab sinus ebameeldivat tunnet, see ei pea isegi üldse nii kaugele olema läinud, nagu siin loos läks, kus keegi hakkab avalikus kohas sind käperdama ilma sinu nõusolekuta. See võib olla lihtsalt, ta ütleb midagi imelikku, ta hakkab liiga mingi seksuaalsetest teemadest liialt kiirelt rääkima. Ükskõik, mis tekitab sinust ebamugavustunnet, sellist, et sul on imelik olla ja sa tegelikult ei tahaks seal olukorras enam olla. Siis üks asi see, et kohe selles hetkes võtta see julgus kokku. Kas või mõtle siis välja mingisugune asi. Ütle, oh my god, mul siuksed kõhukrambid hakkasid pihta, ma pean koju minema, ükskõik mida, lase sõbrannal helistada, mis iganes. Ja siis jumala eest, et sa ei tunneks, et sa võlgned kellelegi, et sa suhtled taga edasi. Sest see tüdruk siin voice'is, ta ütles küll, et kas see oli kiindumus või midagi. Ma arvan, et see ei olnud. Ma arvan, et see oli kas mingisugune hirm. See, et sul ei ole mingit kogemust ja sa mõtled, äkki see oli normaalne. Et äkki peabki nii olema. Ja kuidagi
seal võib olla veel mingisuguseid tundeid, mida me ei oskagi isegi praegu välja tuua. Igatahes sa ei võlgne mitte kellelegi mitte midagi. Sa võid päevapealt blokki panna, sa võid kirjutada, kui sa tahad olla nii-öelda nice person, võid kirjutada, tead, tänase kohtumise põhjal sain aru, et me omavahel ei klapi ja edasist suhtlust ma pigem ei sooviks. Või kuidas iganes lõpetada see suhtlemine. Tänapäeval üldse ghostimine on ju levinud ja see on tõesti valik. Kui väga ei julge kirjutada. Ja sa võid absoluutselt, sa võid seda teha. Sa võid seda teha. Ma küll üleüldises mõttes ma ghostimist ei soovita, aga sellise olukorra puhul jumala eest, sa ei pea mitte midagi isegi ütlema, kui sa tõesti kardad või mis iganes. Et ära pane ennast sellisesse olukorda. Ja, no mul on lihtsalt kahju, et see oli tema esimene kogemus. Jah, väga traumeeriv. Et nagu ma olen sellest väga tänulik, et need härrad, kellega mul on olnud esimene kogemus, võib-olla siis üks, kes oli kõige esimene. Ma olen väga tänulik, et oli nagu nii tore, sest et nagu kui ma arvest seda, mis mul kõik on toimunud, kui see oleks kõik toimunud nagu kohe alguses, ma oleks veel hullemas seisus. Need hullemad asjad on toimunud ikkagi nagu vanemas eas. Ja hiljem. Kus nagu, ma ei tea, ma lihtsalt olen loll. I don't know. Aga ja teine asi, mis ma hakkasin mõtlema. Ma ei hakka nimesi ütlema, aga on üks härra, kes on olnud Eestis mingites telesaadetes, kes samamoodi šokeerib oma mingite ütlemistega. Vahet ei ole, kes ta on, eks ju. Ja mul on tunne, et see vend, võib-olla on sama vend. Või siis selliseid on veel. Või selliseid on veel, kes tegelikult lihtsalt tahavad öelda asju, et traumeerida inimesi. Või nagu, et šokeerida. Et nagu, sest see ei ole asi, mida normaalne inimene ütleks, vaid tal on vaja tal on mingi tähele tahab reaktsiooni saada, et nagu, et mis sa ütled või mis sa teed. Ma ei tea, mis nende vendade eesmärk on. Nagu päriselt, nagu see sama vend, eks ju, kellest ma räägin. Et mis see nagu eesmärk tal oli, nagu, et kõike seda öelda nagu, ja šokeerida inimesi. Aga lihtsalt võib-olla mõni vend ongi lihtsalt veider. Mõned on nupust nikastanud lihtsalt, ongi. Ja sinna polegi midagi teha, neist ei olegi vaja aru saada, ma arvan. Ja ma ei tea, kui ma ei kujuta seda isegi nagu ette, et selles suhtes, et ma olen kellegagi teidil, ta hakkab mulle ütlema, et tahad näha, et ma võin sulle peksa anda või? Ma sõidaks just rongiga üle. Ma ilmselt, ma väga... Ja tõesti, seda ma tean, et kui keegi siukseid asju ütleks, siis ma lahkuksin. Kas ma midagi ütleksin, ma ei tea, võib-olla tõuseks püsti ja lihtsalt kõnniks minema. Sest see on ikkagi see on nii ebanormaalne. Kui ma ei saagi ju suga, mul ei ole enam midagi normaalset, ma ei saa suga rääkida, kui sa nagu siukest juttu ajad üldse. Et sa oled ju täiesti nagu peast segane. Peast segane inimene. Nii, aga... Tegelikult mul oli siin päris palju valitud, aga ma vaatan, et me oleme siin juba pikalt jutustanud, et peaks valima midagi siit viimaseks äkki. Juba? I'm getting started. Okei, võtame 2 tükki veel. Nice. Hei Kaisa, mul on selline küsimus. Mis sina arvad, kui mehed kommenteerivad naise välimust? Minul on siis selline mure, et igal naisel kindlasti kasvavad üle huulel väiksed karvakesed, kellel vähem, kellel mitte, veab nendel, kellel ei kasva. Ja kuna ma olen ise blond ja tegelikult mul on need karvad suhteliselt heledad ja ei ole näha, aga lihtsalt viimasel ajal ma ei ole viitsin neid väga nagu vahetada, sest on suvi ja need on väga heledad ja mind nagu ise ei häiri. Aga oli siis selline situatsioon, et ma lähen oma elukaaslase kõrvale ja oleme suhteliselt lähestikku ja vaatame üksteisele otsa. Ja peaaegu hakkab nagu üksteist musitama ja siis järsku elukaaslane küsib, kuule, millal oma vuntsi ära ajad? Ja ma lihtsalt vaatasin talle oma suurte silmadega otsa ja tundsin, kuidas ma näost järjest punaseks lähen, sest mul oli nii piinlik ja ei osanud nagu midagi talle vastata. Et kas ma peaksin oma karbu vaatama või mis sina sellises situatsioonis teeksid? Aitäh ja oled väga tore ja teed väga ägedaid asju. Aitäh sulle kõigepealt. No nii, mis mõtted tekkisid? No minul üldse kogu selle värgiga, et mehed kommenteerivad naiste välimust. No ma lihtsalt ei saa aru, nagu kõige hullemad on need vennad, kes ise näevad välja nagu kollid lihtsalt. Nagu vaatad mingi pilt ilusad naised ja siis on all mingid ülarid kuskilt. No on niisugused nagu suured sõnatsmised lehmad, I'm so sorry.
vaata, mis paks, need voldid ripuvad. Kas sul on peegel? Do you own a mirror? Jaa. Nagu, ma ei tea, mis maailmas nad elavad. Minul on reegel, kui sa ei näe välja nagu Calvin Kleini modell, siis keep your mouth shut. Et nagu välimus on täpselt niisugune asi, mida sa nagu otseselt ei saa muuta. Ja pluss eelmine kord, kui ma käisin see podcastis, siis ma arvan, et see oli mees. Kuigi tegelikult ma ei tea. See, kes TikToki kirjutas selle toreda kommentaari. Et ma näen nagu kogu aeg õudne välja mingi, mis seal oli mingi kasimatta või ma ei tea, mis iganes nagu girl or boy. Ma ei tea, no ühesõnaga mingi inimene, kellel kindlasti ei tohiks seda arvamust olla nagunii. Ja. Ja no üldse ma arvan, et siuke teiste inimeste välimuse kommenteerimine võiks olla nagu asi, mida me ei tee. Suht suva ju. Kas see mõjutab sinu tänast päeva käiku, see, milline mina välja näen? Kas sa saad siis vähem trenni teha, kui sa näed, et ma olen kole? Kas sul ei saa supp õigel ajal valmis, kui sa näed, et ma olen kole? Et nagu, kas see muudab sinu elu, milline mina välja näen? Ei. No tegelikult aga suhtes olles? Vot, see nüüd nagu huvitav, et kas see oli mõeldud nagu naljaga, sest vahepeal mehed ütlevad lihtsalt nagu for fun või nagu mitte fun, aga nagu, et naljaga, et nad ei mõtle seda nagu nii, et millal aga see on täpselt selline asi, millel võib ka olla, et üks asi ta võis seda justkui nagu naljaga öelda, aga seal võib ka olla nagu mingisugune tõepõhi all, et ma ei tea, ta märkas on ju ja teda siis mingil põhjusel see häirib. No tegelikult sul ei läheks see hinge, kui sind see ennast ei häiriks. Ja see läheb muidugi hinge, sest et ta on, nagu ta mainis, ta on seda varasemalt vahatanud ja praegu ta lihtsalt on tundnud, et see teda ennast ikkagi ei häiri piisavalt. Ehk siis see on nagu olnud mingi asi, millest ta on ikkagi teadlik, et ei ole see, et ta pole isegi kunagi märganud neid karvakesi seal. Noh, üks asi, mis ma kohe tahan ära öelda, see on ülinormaalne, et ülahuulel need karvad kasvavad, need lihtsalt kasvavadki seal, oled sa naine või mees ja lihtsalt kas need on vähem silma paistvad, see on juba nagu teine teema, on ju. Mina ka kunagi vahatasin seda ülahuult, ma ei ole väga viitsinud ja nagu ennast ei häiri. Aga ma lihtsalt, et kui ma panen ennast sinna olukorda, ma oleksin samamoodi näost täiesti punaseks ilmselt läinud, sest see on täpselt see asi, mis võib olla nagu ebakindlus, on ju. Ja siis, kui sul see partner toob selle veel välja, siis sul nagu hakkab jube piinlik, on ju. Ja kui ma nüüd täiesti aus olen sinuga, kas see on nüüd õige või vale reaktsioon, seda ma ei tea, aga kui mu partner seda mulle ütleks, siis ma kohe kindlasti hakkaksin seda vahatama, sest ma lihtsalt ei saaks seda mõtet oma peast ära, et nüüd ta vaatab mul näkku ja ta näeb ainult seda vuntsi seal. Et selles suhtes ma ilmselt käituksin nii, aga tegelikult ma olen muidu selle poolt, et me peaksime lähtuma sellest, kuidas me ise tunneme, kui sind need ei häiri, siis tegelikult jumala savi, mida ta ütleb. Samas ta on su kaaslane, kui ta midagi väljendab, ma ei see on keeruline. Kuigi ma pole selles olukorras olnud, siis. Aga see nii oleneb asjast. Millele ta ütleb, et mida sa võiksid teha? Sest et ma ju teitisin vahepeal ühe saikariga. Või ka omamoodi inimene tähendab. Et ta ju üritas nagu mu enesekindlust alla tuua, ütles mulle mingeid veidraid asju, aga need ei läinud mulle hinge, sest et see oli lihtsalt nii läbinähtav, et ta nagu kuidagi üritab, ma ei tea, mind madalamale tuua, lihtsalt, et ma ei tahaks, ära minna või kedagi teist leida või vähemalt mina lugesin seda niimoodi. Ja kui sa istusid autosse, siis ta oli mingi. Ja vaatab mind niimoodi ülevalt alle ja siis ta 70. Ja ma olen mingi, mida? Oota, millest sa räägid praegu? See ongi, et päris 10 nagu ei ole praegu. Ja ma tõin selle veel teemaks, ma olin mingi, et see ei ole normaalne asi öelda, millest sa räägid reaalselt, nagu keegi ei küsinud. Ja siis ta arvas pärast, kui me sellest rääkisime, et mind on vaja nagu vahepeal ikkagi nagu maa peale tuua ja hamblida, et muidu ma arvan endast liiga hästi. Et crazy. Et selles suhtes nagu seal on mingid piirid, kus sa pead ka nagu aru saama, et mis on nagu mingi nagu normaalsuse piires asi või nagu ja mis ei ole, on ju, aga ma ausalt, mul ei ole tegelikult nagu väga head nõuannad siin olukorras. Nojah, lihtsalt peas, et sina tuled ennast hästi. See on kõige olulisem. See ongi kõige olulisem.
aga nii ja üks veel ja siis peame meeles seda ka, et meil on vaja võitjad valida, onju, aga noh, sellele saame mõelda veel. See on crazy. See on crazy, jah? See on crazy. Buckle up, bitches! No nii. Hei Kaisa, mina sain juhuslikult teada tänu oma suurepärasele nuhkimisoskusele, et mu ema date'ib inimesega, kes on korduvalt kriminaalkorras karistatud, kes on vangis istunud. Sealhulgas on teda karistatud näiteks alaealiste seksuaalväärkohtlemise eest. Ja kui mu ema käest küsisin selle kohta, et kas ta teab kõike seda, et mis tal arus on, siis mu ema ütles, et jah, ta teab seda kõike ja ta ei taha sellest minuga rääkida. Ja kui ma ütlesin talle, et see on ebanormaalne, kuna mul on väike vend ka, elab emaga koos, et see on ebanormaalne, et nende kodus siuke inimene liigub. Saatsin talle kuvatõmmiseid nendest kohtulahenditest selle inimesega seoses. Siis minu ema ütles mulle, et see on tema valik. Minu jaoks lõppes asi sellega, et mina oma emaga enam ei suhtle, sest minu jaoks ei ole see aktsepteeritav. Okei. Nagu mul oli vist üks sõbranna, kellel mitte päris sarnane asi, aga nagu, et ta teadis, et tema ema uus mees on, ma ei tea, kas oli alkohoolik või vägivaldne nii. Ja no üritad seletada, et kuule, see ei ole võib-olla kõige tervem suhe, mis teil on ja nii. Aga tead, kui inimene on seal sees, ta ei kuula. Ta ei näe, ta on roosate prillidega. Ja pluss ma võib-olla mõtlen ka seda, et kui sa oled juba võib-olla vanemas eas, siis see armastuse leidmine tundub võib-olla keerulisem ja siis see natukene võib olla mingi hetkel hakkad. Aga see on ikka, see on hullumeelne. Ma saan aru sellest, et ütleme, et ongi, ma ei tea, vangis istunud, oletame mingisuguse rahapesu näiteks või mingi selline kuritegu ja ema teab seda, otsustab sellest mööda, et okei, aga selline kuritegu, alaealiste seksuaalne väärkohtlemine ja veel mitu, ma sain aru, et seal oli nagu erinevaid asju. See on, kus ma tõmbaksin piiri ja selles osas ma saan väga hästi aru, miks sa ei suhtle emaga. Ma vist ei suudaks. Kui sa oled rääkinud inimesega, sa oled üritanud selgitada, ma ei suudaks. Ainus asi, mida ma mõtlen, nagu sa ütlesid, sul on väike vend, kes elab emaga ja siis, ma ei tea, siis selle mehega või kas see mees elab emaga. Et kui midagi, okei, sa ei pea emaga suhtlema, aga hoia head sidet väikse vennaga ja ole see inimene, jumal, ma loodan, et ei ole, mitte midagi ei juhtu, on ju, aga et kui peaks midagi seal kodus või selle uue mehega toimuma, et su väike vend tunneb, et tal on keegi, kellele ta saab seda usaldada või rääkida, sest et nagu me aru saame, siis emale tal ei ole kohe kindlasti mõtet kurta. Et lihtsalt ole olemas, suhtle, lihtsalt ole nagu see inimene, kellega tal on hea rääkida, kellele ta saab kurta. Mina arvan vähemalt, see on asi, mida sa saad oma venna jaoks teha, sest ma oleksin nii mures. Ma muretseksin ennast halliks, kui ma teaks, et minu väike vend on sellises olukorras, keskkonnas, ma ei tea. Jah, kuigi ma ei saa, kuidas see emme nagu ei mõtle nii kaugele. Või no tegelikult ütlen ausalt, kuna ta sulle ütles, et ta ei soovi sellest rääkida, mul on tunne, et ta tegelikult on aru saanud, et she fucked up. Aga ta üritab ise praegu protsessida aru saada, mis see kõik on. Ilmselt on tal ka selle mehega see, et ta on üritanud rääkida nendel teemadel, aga võib-olla mees on nagu, et ma ei taha sellest rääkida. Ja siis tal on ka selline nagu pinge peal, et ta ei taha selle tütrega rääkida sellest, sest nagu... Nojah, aga ega seal muidugi polegi midagi väga palju rääkida või nagu Võib-olla lihtsalt sa nagu, kui sa tutvud inimesed, kes sulle väga meeldib ja ta on teinud päris midagi, siis võib-olla sa üritad nagu aru saada, miks ta tegi või nagu, et mis see story seal taga on. Nagu ma ei taha kedagi nagu kaitsta, vaid lihtsalt nagu võib-olla ma ei tea, kuigi seda ma ei usu mitte kunagi, aga et umbes oli mingi vale süüdistus, never ei usu, aga you never know. Ju ta üritab seda endale ilusamaks mõelda. Et kuidagi ikka aru saada, miks see kõik on. Aga samas see ei ole õigustus, sest nagu kui ikkagi ta on mõistetud süüdi, siis tõenäoliselt Eesti kohtusüsteem on siuke, et see süüdi mõistmine ei tule üldse kergesti. Jah, et siis see peab olema mingi tõsised asitõendid, et see pidi olema nagu true. No mis sina siis tütrena sellises olukorras teeksid? No vaata,
kuna mul on selline ema, et ma ei kujutaks ette, et ma temaga ei suhtleks, siis nagu, ma ei kujutagi ette, mis piirile ma peaksin minema, et mitte oma emaga suhelda. Aga ma saan see aru... oleks minu jaoks ilmselt see piir, kusjuures. Ei, absoluutselt. Aga ma saan aru nagu ümberringi vaadates, et miks inimesed ei suhtle oma vanematega, kui tehaksegi midagi väga halba. Ma saan aru, miks see tuleb. Aga mõtle, et see nagu räägitage sellest ja ta lihtsalt on mingi ta ei kuula. No see ongi nagu sõbranna, kes on roosade prillidega, ütled talle, et nagu meil siin üks neiu Eesti riigis. Üritad talle seletada, võib-olla pole kõige parem otsus, aga igaüks teeb oma otsuse ise, igaüks... Ja nagu muidu ma ju olen nagu ka selle poolt ja nagu ma saan aru, mida sa ütled ja nagu, et igaüks teeb omad valikud ja me ei saagi teiste eest valikuid teha ja kõik see muidugi. Aga nagu just see, et see väike vend seal on, võib-olla see on mu jaoks nagu see hästi nagu keeruline koht, kus ma tunneks, et ma ei saa nagu lihtsalt kõrval seista. Aga samas see ongi see, et et sa ei saagi midagi selles olukorras teha, et ainus asi, mida sa saadki teha, on enda närve siis säästa ja lihtsalt mitte suhelda. Aga jah, väga keeruline olukord. Keeruline. Väga hull. No täna olid väga head lood ja kerge ei ole see auhindade jagamine. No ma ütleks, et tekk. Ma annaks selle teki sellele neiule, kes ei taha üksinda olla. Et sa saaksid selle tekikese kaisutada sellega ja siis vaadata mõnda head sarja ja teha endale väike cozy. Nii et mu ennaka tekk läheb siis sellele, kes kardab üksinda olla. Ja Medirani hambapalgendustooted, kellele anname? No mulle väga meeldis tegelikult see lugu sellest, kes välismaa, et mees läks kaugsuhe ja sõpradega reis. Ja. Ja siis on meil jäänud maiproteiini tooted. Maiprotein. Minu arust see... Tinder või? Ma ei tea. See oli ka hea, aga ma mõtlen, et huvitav arutelu oli ka selle puhas tüdruk teema juures. Okei, true. Okei, puhas tüdruk. Et anname talle. Ja mis ma tahtsin võib-olla veel siin lõpus välja tuua, kuna meil on hooaja lõpp, et tegelikult voice tuleb väga palju ja ma olen väga tänulik selle eest, et usaldate mind ja et te saadate neid ja igaks juhuks lihtsalt tahtsin siia öelda, et kõik need häälsõnumid, mis ei jõua episoodidesse, et see, et nad ei jõua episoodi, ei tähenda üldse seda, et need oleksid kuidagi vähem olulised või kuidagi, et nendega oleks midagi halvasti, et ma julgen öelda, et ma olen nagu mingi 99% nendest voice'idest läbi kuulanud. Ehk siis ma olen neid kuulnud. Aga lihtsalt vahel on erinevad põhjused, miks nad ei jõua episoodi, kas on just olnud mingi sarnane lugu ja teate vahel mõned teemad on lihtsalt nii suured ja sellised, millega minul ei ole olnud elus mitte mingit kokkupuudet ja ma tunnen, et ma ei oska panustada, ma ei oska aidata ja siis ma teinekord ei ole ka selliseid teemasid sisse võtnud. Aga ma lihtsalt tahtsin öelda, et kuidagi ikkagi oma tänutunnet väljendada, et te usaldate, et te saadate, et suur aitäh ja see, kui nad ei ole valitud, ei tähenda absoluutselt seda, et need ei oleks olulised teemad. Aga suur aitäh, Maarit! Ja et sa tulid siia aitäh kutsumast! Episoodi või tähendab hooaja viimasesse episoodi ja teie jätke mulle alla kommentaare, esiteks muidugi selle meie episoodi kohta ja teiseks võib-olla üldse tervikuna, et nüüd meil ongi peaaegu aasta täis siis sellest, kui ma alustasin Kirstordil podcastiga ja väga tahaksin lugeda teie tagasisidet kogu podcastile, teemadele, mis siit läbi on käinud ja mis te sellest arvate ja võib-olla ka, kas midagi saaks veel paremini teha. Nii et suur aitäh kõigile kuulajatele ja häälsõnumi saatajatele ja näeme augusti lõpus. Ilusat suve teile! Bye, bitches!